vot juhtus nii, et me sinuga oleme aednikud. Ja kõigil meil on oma aed harida. Ja aias on nii, et kui sa ei kasta nagu kõiki aiaosasid, siis su aia siis mõni peenrake või mõni puuke või taimeke närtsib ära. Samamoodi on siin elus, et me oleme ka hing ja meie ümber on see pulbitsev elu ja see aed. Ja kui me oma armastust jagame niimoodi, et ühte kohta paneme, ühte kohta kastame, paneme tähele ja teises suhtes oleme ebaempaatilised, mõtleme, see on võõras, see on vastik. Ma just räägin sisemises sellises aedniku armastuse võtmes. Väliselt me oleme rääkinud, et võid käituda erinevat moodi, hoida distantsi, kui on raskem. Aga armastusega tuleb kasta kõiki ja kõike. Esiteks on see meie loomulik seisund, teiseks on see, et aias on erinevad kasvukiirused. Et kui sa kasvatad näiteks seal, ma ei tea, porgandeid ja õunapuu istutad, siis sa võid närvis olla küll, et õunad kohe ei anna esimene aasta õunu, aga nad ei anna esimene aasta. Peab olema nagu kannatlikkus, samamoodi on ka meie armastusega, meie austusega ja teiste teenimisega. Et inimesed on erinevad, elusolendid on erinevad, võib-olla see on karmast, sõltub, eks ju, võib-olla sellest, kuidas Jumal ikkagi kontrollib seda aednikku ja aeda. Jumal või siis kõrgem loometeadus on seal taga ja siis ta vaatab, missuguse armastusega me suhtume siis oma aia kõikidesse erinevatesse taimedesse, puudesse, viljadesse, lilledesse, eks ju. Lilled ei anna üldse vilja, lilled annavad näiteks silmaleilu. Et hästi palju erinevaid siis selliseid, fauna on hästi erinev meil ümber. Ja siis võib-olla siis vaimse elu mõte ongi selles, et näha seda tervikut ja siis vastata ajale kohale tingimustele, käituda. Et Jumal annab arukust ja pühakirjad ja meie head eeskujud ja õpetajad, kuidas siis käituda nii, et aias oleks kõik kastetud, kõik lokkaks, õitseks, kannaks vilja, iga asi omal ajal. Peab olema vaimse elu üldse üks võtmesõna on kannatlikkus, peab olema kannatlik. Empaatia tähendab seda, et sa vaikselt laiendad, alguses eneseteadvustamine, siis lähedased, siis sugulased, siis inimkond, siis kogu loodus. Kõik on võrdsed, ei ole, et sa oled teises kehas, et sa oled nagu puukehas, et sa oled nagu natuke loll, eks. Et kõik, mis on elus, kõik on püha. Ja sellised me oleme siis need aednikud, kes õpivad siis oma seda aeda tundma, armastama ja kui me tahame siis selles aia ilu ja vilju ja kõike nautida, siis meie armastuse tähelepanu ja argipäevas 24/7 peab olema ideaalis jagatud kõikidele aia osadele, sest me sõltume sellest aiast, eks ju, meie eksistents. Ja kui me oleme siis mina, mulle, minu või eestlane või see partei või see rahvus või vaene, ilus, noor, vana, kõik need asjad, need nagu rikuvadki ära selle. See ongi niimoodi, aias mingi osa on hästi haritud ja mingi osa on kuivanud selline, ei taha sinna poole vaadatagi, eks ju. Ja siis pärast kõik kannatavad. Väljaspoolt kannatavad ja seestpoolt me kannatame, eneseteadvustamine ja välise teadvustamine, mikrokosmos, makrokosmos, sisemaailm, välismaailm. Et see sild ongi selles, et see armastuse sild, olla armastatud ja armastada. Et see eksamineerimise moment ongi selles, et kui me oleme äriinimesed, siis me mõtleme kogu aeg, et ma tegin nii, aga nad ei teinud mulle nii see maailm, et miks ma peaks nii. Nagu armastuse saladuse, siis selline energiajäävuse transcendentaalne seadus on see, et tingimusteta. Et küll Jumal hoolitseb selle aias, eks ju, et kasvad ikka kõiki aia osasi, suhtud hästi. Millal vili tuleb, mõni 100 aasta pärast, mõni tuleb paari päeva pärast, erinevad taimed, erinevad elusolendid, erinevad teaduse tasemed. Ja meie kui aednik suhtume ikka oma aias kõik, kogu loomesse, eks ju, armastusega, siis teenimise meeleolus. Ja küll viljad ka tulevad.